Hea meel on alustada saadet Eesti asi. Täna räägime Eesti asjadest ja Eesti asjast Tartu Hoiulaenuühistu asutaja ja juhatuse esimehe Andro Roosiga. Tere, Andro! Tervist! No, räägime alguses natukene siis Tartu Hoiulaenuühistust üleüldse, et kaua te juba tegutsete ja mis see Tartu Hoiulaenuühistu endast kujutab? Põhimõtteliselt me taastasime tegevuse, mis oli loodud 1902. aastal Jaan Tõnissoni poolt. 2006. aastal siis taastasime. Ja kui me taastasime, siis muidugi olemasolevad hoiulaenuühistud, kes sel ajal olid tegutsenud juba paarkümmend aastat, nemad pidasid seda naljaks, et see järjepidevus ja niimoodi on. Aga nüüd on uuel ajal ka Tartu Hoiulaenuühistule tiksunud juba tegelikult ju siis 18. aasta siin uuel ajal. Ja ütleme, eks muidugi juriidilist järjepidevust ei ole selle 1902. aasta Jaan Tõnissoni asutud Tartu Eesti Hoiulaenuühistuga. Aga ideoloogiline või niisugune vaimne järjepidevus ikka, et soov nagu arendada rahvuslikku pangandust ja eestlaste iseolemist. No seda jah, vaimsed järjepidevust võiks isegi rohkem meil olla ka eelmise vabariigiga, et tegelikult see igasuguse rahvuse ja rahvuse, ütleme siis, kestmiseks ja vaimse ruumi loomiseks on oluline see järjepidevus. Eestil on siin vahepeal Nõukogude okupatsioonist tingitud katkestus, et see on jah, minu meelest suurepärane, et see Hoiulaenuühistul teil ka selline ajalugu on. Aga kui te alustasite nüüd uuesti 18 aastat tagasi, et kuidas siis plaanid olid ja kas kõik on läinud nii, nagu tookord plaanisite, läinud paremini või on olnud keerulisem, et kuidas see protsess kõik nagu nüüd tagasi vaates paistab sulle? Ei, eks ta on ikka keerulisem selles mõttes, et eks me noorte poistena peamiselt siis Tartu Ülikooli majandusteaduskonnast ja üldse Tartu Ülikoolist, kes meil oli seal niisugune kamraadkond või sõpruskond, kellega me tegime ja eks me muidugi arvasime seda, et asjad on kergemini muudetavad ja tehtavad. Aga nagu siin Eestis ikka, et eks on bürokraatlik vastuseis, eks on niisugust vaimupimedust ja peamiselt ongi nagu see, et ikkagi juba poliitilisel tasandil ja ütleme siis ametkondades jala taha panemine, eks siin on ka välja kujunenud nagu ütleme sellised tavad, kes üldse toimetada saab, ütleme siin Rootsi pangad ja üldse võõrpangad Eestis, kui me räägime pangandussektorist ja eks see päris nii ei ole nagu majandusteaduskonna õpikutes on, et vaba konkurents ja kõik see, et siin on ikkagi väga palju selliseid tegureid, mis tegelikult kõikidel, igas valdkonnas, kui sa midagi tegema hakkad, sa mõtled seda, et teed, tahaks paremini, tahaks, et ütleme, neid puudujääke ei oleks, mis ühiskonnas on. Ja kui tegema hakkad, siis näed seda, et tegelikult vastuseis on päris suur. Et see on natuke nagu tagurpidi loogika, et tegelikult ju ka riiklikul tasandil igasugusele ettevõtlusele peaks olema nii sile tee kui võimalik, et saaks riigi majandus ja rahandus, mis on ju tegelikult riigi vereringe toimida. Aga kui rääkida nüüd sellest Hoiulaenuühistu ajaloost ja tegevusest tänasesse päeva tulla, siis palju teil praegu liikmeid on ja mis suundades te tegutsete? Kui me 2006 alustasime, siis minu ema oli esimene, kes raha usaldas sisse panna, et see oli, kui mu mälu ei peta, oli 11 000 Eesti krooni. Et sellega me alustasimegi. Ja siis tuli riburada järgi tuli, ütleme, kes pikaajaline nõukogu esimees Valter Haamer oli. Me ei tundnud üksteist, aga ta lihtsalt nagu usaldas. Tuli minu ülikooli magistritöö juhendaja, toonane Eesti Panga nõukogu esimees Mart Sõrg, sellepärast, et tema oli just selle ühistupanganduse nii-öelda suur pooldaja, olles Keskpanga nõukogu esimees. Ega tal teisi, ütleme, mõttekaaslasi seal ei olnud, et tema nagu ainukesena oli. Ja ütleme niimoodi ta pihta läks ja nüüd ütleme 18 aastat hiljem bilansimaht on 50 miljonit eurot ja liikmeid on üle 4000 juba. Ja milline on selle ühistulise finantstegevuse tänane päev, et kas olukord on praegu pigem läheb kergemaks, lihtsamaks ja keskkond kõik ikkagi on harjunud, et meil on juba hoiulaenuühistud või jätab siin ikkagi veel palju soovida? Ei, ega ta kergemaks ei lähe, et selles mõttes, et ta läheb pigem raskemaks, et kõik ütleme, nagu ma siin ütlesin, bürokraatlikud piirangud, eks tahetakse seadustega pitsitada, kõik järelevalve teemad, et ühelt poolt on nagu kuvand, et järelevalve on nagu hea asi, aga järelevalvel ja järelevalvel on ka nagu vahe, et need asjad, muidugi inimeste mõttemaailm, et ühelt poolt võib öelda nagu seda, et silmad avanevad, aga teiselt poolt on nagu ahvatlusi nii palju, et silmad on ikka päris palju nagu kinni ka. Ja ütleme seda, et panganduses Rootsi pangad, eks nad on väga juurdunud siin,
väga paljudes tegevusvaldkondades kasutavad nagu dumpingut ja raske on üldse turule tulla nagu uutel tegijatel. Noh, mitte ainult ühistutel, vaid kui keegi tahaks lihtsalt nagu panka teha või midagi taolist. Et keeruline on tulla sellepärast, et teatud sellised laiatarbeteenused on dumpingutega, ütleme, alla viidud ja raske on nagu võita nagu seda turgu. Nii et niimoodi ta on ja ütleme, kui praegu vaadata seda intresside tõusu, mina isiklikult olen nagu intressitõusu väga suur vastane, et ega see mitte kuhugile ei jõua selle asjaga ja ütleme, ettevõtjad saavad ju sellest aru, et töötajad ikka tulevad aeg-ajalt küsima, et palka juurde, maksad palka juurde, aga siis tuleb hindu tõsta, et samad töötajad on ju samas ka siis tarbijad, eks ole, siis imestavad, miks poelettide peal asjad kallimad on. Et samamoodi on ju intressidega, et ühesõnaga, et ühelt poolt on hea hoiustajatena, nagu täna on, et pangad ka on hakanud pakkuma hoiuse eest intresse, aga teistpidi see on nagu hoiulaenuistutel suunanud ka, ütleme, selle tegevuse sinnamaani, et tuleb intressi tõsta, aga kui tõsta neid intresse, hoiusintresse, siis tuleb tõsta ka laenuintresse. Ja see on pankadel samamoodi niimoodi. Ja see teeb ettevõtluse keerulisemaks ja niimoodi me väga kuhugile ei jõua, et ühistuline tegevus aitab natukene seda sellist ahnust nagu pidurdada, sellepärast, et ma vaatan nagu ütleme meie hoiustajaid, meie liikmeid, kes on hoiustajad, et päris paljud pikendavad oma hoiuseid näiteks ikkagi selle sama vana madalama intressimääraga, nii et ei ole õige nagu see, et Eesti inimene ainult nüüd ahnusest kilavate silmadega vaatab, et ikkagi ühistulise tegevusega on võimalik ka, ütleme, patriotismi ja ütleme, sihukese terve mõistuse peale mängida. See absoluutselt minu meelest kogu meie rahvusliku kapitali alustala peaks olema ühistuline tegevus ja me kindlasti jõuame siin selle saate jooksul rääkida ka laiemalt, et mis see ühistuline tegevus üldse kujutab endast ja kuidas inimesed saaksid seda ka ise, ütleme siis aktiivsemalt kaasa lüüa, et kui kas Tartu hoiulaenuühistu on niisugune kitsas ring, kuhu ligipääsu ei ole uutel liikmetel või tegelikult te võtate sinna liikmeks üle Eesti inimesi igalt poolt saab tulla, et võib-olla natuke räägid sellega lahti, kui kellelgi on huvi, et tegelikult võiks ka ühistulisse finantstegevusse natukene oma vahendeid paigutada, et mis võimalusi te pakute selleks? Ei, me võtame üle Eesti, sest kui me alustasime, siis meil oli muidugi Tartus kontor, õige pea me tegime Tallinnasse, Nõmmel on Tallinnas olnud väga palju aastaid, üle 10 aasta juba, Tallinna kesklinnas on, siis meil on veel Narvas me ostsime põhimõtteliselt oma maja kesklinna, et endine viinapood oli, renoveerisime selle ümber, et ühes pooles on siis Tartu hoiulaenuühistu Narva esindus ja teises pooles on siis meie üks ühistu liige, kes poodi peab, muusikatarvete kauplus minu teada on, kui ma viimati käisin. Nii et ütleme, Narva on üks kants ja kindlasti on ka Valga, kus me siis 2022. aastal ostsime endise SEB maja, mis siis enne seda oli ka NSV Liidu Riigipanga Valga osakond. Nii et niisugune ajalooline pangamaja ja põhimõtteliselt nendes tugipunktides meil on nagu kõik see tegevus olemas, et eriti ma peangi välja tooma nagu seda, et kui siin vaadatakse Ida-Virumaad ja Narvat nagu niipidi, et mis need venelased seal teevad või kuidagi, et meie riigist nagu irdunud või võõrdunud, siis tegelikult ega Tartu hoiulaenuühistu tegevus Narvas näitab küll nagu seda, et seal inimesed tulevad selle ühistegevusega kaasa. Nii et ma näen nagu siin Tartu hoiulaenuühistut ka nagu ütleme erinevate ühiskonnagruppide ühendajana, et see ühistegevus ei ole mitte ainult nüüd see, et ühed hoiustavad, teised laenavad, vaid et see on ka niisugune klubiline ja sotsiaalne tegevus. No aga sinu tegemistega oleme nüüd tuttavaks saanud, et äkki räägime laiemalt natukene ka, et ega paljude inimeste jaoks on kindlasti kogu see ühistuline tegevus tegelikult midagi suhteliselt võõrast ikkagi Eestisse, pärast et sellist ühistute traditsiooni on siin vähe. Eelmise vabariigi ajal oli see tugev, võib-olla alustame üldse sellest, et kuidas eelmise vabariigi ajal asjad olid ja jõuame välja tänasesse päeva ka, et kas või ka ütleme finantstegevuse juures, mida teie pakute siis seda ütleme hoiustamise ja laenamise väljundites võrreldagi võib-olla, mis vahe on kas või ühel hoiulaenuühistul ja suurel Rootsi pangal, et kuidas, mis need erinevused on, natuke nagu räägime lahti ka seda, et ma usun, et on huvitav teada ka vaatajatel, kuulajatel ja natukene mõtiskleda, et mis see Eesti asi nagu rahanduses ja majanduses võiks üldse olla, et ühistuline tegevus minu meelest võiks olla üks vundament tegelikult Eesti nii-öelda rahandusel ja rahvuslikul kapitalil, et kuidas sina vaatad praegust seda ühistegevuse olukorda Eestis ja kui võrrelda seda siis selle eelmise vabariigi ajaga?
Noh, eks ütleme, rahandus on Eestis ikka olnud või siin Eesti territooriumil võõrastes kätes. Et küll natukene teistmoodi kui ütleme võib-olla praegu, aga kui omal ajal, ütleme, noh, kui Jaan Tõnisson tegi siin 1902 esimese Eesti hoiulaenuühistu, Tartu hoiulaenuühistu, noh, siis käis võitlus nagu selle nimel, et mitte nüüd ühistud versus kommertspangad, vaid et ütleme, seal olid siis ikkagi venelased ja kohalikud Saksa mõisnikud, kes siis rahanduses ja üldse majanduses rolli mängisid. Ja ütleme, see eestlaste rahanduslik ühistegevus sai alguse tegelikult sellest, kui tsaaririigis siis tsaar andis talunikele, Eesti rahvale siis nagu sisuliselt talude päriseks ostmisõiguse pärast pärisorjuse kaotamist. Ja tegelikult seal nagu tuli see eestlaste ühistegevus väga hästi nagu välja. Et ma ei kujuta ette, et kui täna oleks selline olukord, siis ilmselt me jääksimegi pärisorjadeks. Aga vaata, seal see hoiulaenuühistute vormis ühistegevus võimaldas nagu seda, et need eestlased, kes olid, ütleme, seal eelmistel aastasadadel või aastakümnetel linna kolinud, noh, olid kas juristideks saanud või olid riigiametnikud nii edasi, tajusid ikkagi, et nad on nagu eestlased ja osalesid nagu nendes hoiulaenukassades või hoiulaenuühistutes nagu siis hoiustajatena. Ja nende hoiuste varal põhimõtteliselt siis need pärisorjust vabaks saanud talupojad said siis laenu võtta ja sellega siis ütleme, noh, oligi niisugune rahvuslik ühistegevus selleks, et oma ettevõtted, talu on ju ka ettevõtte lisaks elukohale, päriseks osta ja see oli nagu toonase majanduse alus, põllumajandus, talu tootmine, kõik see. Sealt läks edasi siis ühistegevus muudesse valdkondadesse, masinaühistud, tootmisühistud, tarbijate ühistud, noh, hiljem muna, piima, lihaühistud, võiühistud, mis oli tegelikult esimese Eesti Vabariigi lõpuks ikkagi päris võimas, sellepärast et näiteks noh, hoiulaenuühistude turuosa oli 50%, kindlustusühistude turuosa oli kuskil 33% enne teist maailmasõda, noh, võiühistud, piimaühistud sisuliselt 100%, lihaühistud, munaühistud ka seal 100% lähedal. Nii et noh, võiks öelda niimoodi, et Eesti oli nagu esimese vabariigi lõpuks ühistuline riik. Ehk siis nii-öelda omanike riik põhimõtteliselt, kui me nüüd räägime võib-olla nendele, kes ei ole asjaga täpselt kursis, et kuidas see ühistu, ütleme, erineb siis aktsiaseltsist või mingist muust ettevõtlusvormist, et tänapäeval me oleme harjunud, et pangad on meil rootslaste omad, suured tehased on samamoodi skandinaavlaste või sakslaste või kellegi teise omad, et mis see peamine vahe on tegelikult siis sellel ühistulisel tegevusel ja tavalisel siis aktsiaseltsi või osaühingu vormis tegutsemisel, et mis selle eelised on? Noh, peamine vahe ongi nagu see, et klient on ühistus samal ajal ka omanik. Et tavalises aktsiaseltsis ta ei ole omanik, ta ei ole pangas omanik ja muudes ettevõtetes samamoodi. Et noh, lisaks hoiulaenuühistutele tegutsevad ju ka näiteks tarbijate ühistud. Noh, meil kahjuks need nimed on ära muudetud, et nüüd on nagu võõrampäraselt pandud Coop. Aga kõik need Coop-poed tegelikult vähemalt põhikirja järgi on ühistulised ettevõtted. Nad vist küll ei viljele nagu päris seda niimoodi, et näiteks Tartu tarbijate kooperatiiv ei võta uusi liikmeid vastu, aga mingist vanast ajast on tal 40 000 liiget. Nii et tegelikult ütleme paberi peal ikkagi täiesti niisugune ühistuline ettevõte. Ja noh, kui me ütleme, vaatame siin eelmist vabariiki, siis näiteks oligi tarbijate ühistutes oli üle 100 000 liikme näiteks. No, hoiulaenuühistutes oli vist vähem, oli seal 50 000 liikme hulgas. Aga noh, põhimõtteliselt ühistuline vorm tähendabki seda, et seesama klient, kes tarbib ühistu teenuseid, noh, hoiulaenuühistu puhul siis hoiustaja, laenaja, tarbijate ühistu puhul see, kes poes käib ja põllumeeste ühistu puhul siis põllumees, et ta ongi siis selle sama ühistu omanik ka samal ajal. Ehk siis ütleme praegust olukorda kirjeldades, siis kui me Rootsi pangast laename, siis see tulu sisuliselt lõpuks läheb tõenäoliselt Rootsi, et sealt võetakse mingid tegevuskulud maha ja ta läheb tegelikult siis nendele omanikele. No läheb sinna ja ühesõnaga mitte ainult, et sul otsustusõigust ka ei ole, et ühistus on nagu see, et sõltumata sellest, kui palju sa kapitali sisse maksnud oled, sul on ikka üks hääl. Et oled miljoni pannud, on sul üks hääl, teine on pannud samasse ühistusse 10 eurot, on tal ka üks hääl. Nii et noh, vaata mõnikord öeldakse, et aga ostke siis Swedbanki või LHV või millegi aktsiaid, et siis saategi omanikuks. Aga noh, päris nii ei ole, et sa võid aktsiaid osta küll, aga kontrollpakk on kellegi teise käes ja tema teeb otsuseid.
aga ühistus ei ole kontrollpakki kellegi käes, ühistus, igal liikmel on üks hääl, et see on demokraatia kool, nagu vanasti öeldi. Ehk siis see ja ütleme siis ühistulisest tegevusest, kui see ühistu teenib kasumit või tulu, siis see tulu, siis kas ongi variant, et teenivad selle tulu ühistu liikme või suunatakse mingitesse uutesse projektidesse, et ühistut arendada, laiendada, et ühiselt otsustatakse siis, kuhu see raha läheb, et mitte ei võeta seda lihtsalt dividendidena välja, vaid see siis kas ongi, makstakse liikmetele välja või siis laiendatakse ühistut näiteks, kui selline ühine otsus on tehtud. Nojah, põhimõtteliselt Tartu Hoiu-laenuühistu näiteks on dividende maksnud ühele osale liikmetest, kes on investeerinud siis meie energiaprojekti omal ajal, panime tuulikud püsti, 5 suurt tuulikut Ida-Virumaale, et töötavad ja toodavad ja nüüd oleme saanud esimest korda ka dividende maksta seal. Aga üldiselt jah, on see põhimõte, et kasum suunatakse siis hoiulaenuühistu puhul kas siis hoiusintresside suurendamisse või laenuintresside vähendamisse. Ehk siis põhimõtteliselt ikkagi tänu sellele see raha jääb Eestisse, jääb nende samade inimeste vahel ringlema või vähemalt meie riigi siseselt ringlema, mis muidu läheks siit välja. No täpselt nii, et ühistu eesmärk on teha oma liikmete elu kergemaks ja paremaks ja kasumlikumaks. Et panga eesmärk on nagu oma omanike elu teha paremaks, väheste omanike, aga ühistu puhul siis, kuna omanikud on kõik kliendid, siis ta tahabki teha klientide elu paremaks. No ja kui me vaatame praegu laiemalt Eesti majanduskeskkonda ja majandusmudelit, et me oleme siin piiririik, tegelikult Venemaaga kaubavahetus on kinni, sinnapoole ei toimu enam midagi, et me oleme nurgas ja tupikus ja turg on samas liiga väike, et ta võib-olla ka siis suurkorporatsioonidele oleks ahvatlev, et võib-olla ainult sel juhul, kui tõesti terve turg nii-öelda ära monopoliseerida, et see rahvaarv on huvitav mingites valdkondades tegutsevatele korporatsioonidele, aga et minule tundub nagu, et siin piirkonnas võikski olla ikkagi põhiline majandusmudel, mis töötab, ongi väikesed ettevõtted tegelikult, et praegu see ei ole niimoodi. Väga palju väikeettevõtlust on välja surnud, aga mis ideaalis võiks olla, olekski palju väikseid ettevõtteid, pereettevõtteid, kohalikud inimesed oma kodu lähedal oma kätega loovad väärtust, teenivad selle pealt väikest tulu ja ongi siis veel omakorda kas ühistute liikmed või mingite piirkondlike ettevõtlusorganisatsioonide kaudu koordineerivad oma tegevust, et mitte ei ole nii, et ikkagi on kas või kaubanduses on üksikud suurketid, paljudes valdkondades. Eesti ongi tegelikult ju, Eesti ettevõtlus on suuresti nii-öelda suurkettide nägu, olgu siis selleks kütus, toit, pangandus, tegelikult mis igal pool on suured ettevõtted, selliseid väikseid kohalikke regionaalseid või pereettevõtteid on turul järjest vähem ja neid süüakse välja, et see võiks olla Eesti, mina arvan, üks perspektiiv, mille poole tegelikult liikuda, nii uskumatu kui see ka ei tundu, aga ka seadusandlusest tuleks soosida tegelikult just seda kohalikku rahvuslikku kapitali, väikeettevõtlust ja kui mõelda ka maksusüsteemi peale, siis tegelikult Eesti maksusüsteem on ju rängalt kaldu väärtuse loomise poole, ehk siis tööjõumaksudega hakatakse kui inimene asutab oma pereettevõtte, hakkab teenust pakkuma, siis esimesest päevast peale hakkab ta maksma tööjõumakse täie rauaga ja samal ajal konkureerivad kõrval suurfirmad, suurkorporatsioonid, kellel on suur kapital, aga kes oma kapitali pealt ei maksa sentigi makse. Tegelikult riigile meil on kasumimaksu Eestis ei ole, et seni kuni kasum reinvesteeritakse, siis seni tegelikult ei pea selle pealt makse maksma ja mis see reinvesteerimine muud on, kui sa ostad kokku väiksemaid konkurente või teed omale turgu, et tegelikult on meie maksusüsteem ju väga-väga rängalt suurkapitali poole kaldu ja seda peaks muutma, et just nimelt pigem soosida ettevõtlusega alustamist, vähendada kas siis tööjõumakse, mõelda veel, kuidas soodustada seda, et meil oleks palju väikeettevõtteid, pereettevõtteid ja riigieelarvet täita siis pigem suurkorporatsioonidelt ja ka suurpankadelt korjatava täiendava kasumimaksu või ka siis praegu nagu soovitakse maksustada pankadel seda täiendavat intressituru, mis Euribori pealt on teenitud, et mitusada miljonit saaks eelarvesse, et oleks võimalik see maksude raskuskese viia ära nagu pereettevõtete, väikeettevõtete pealt just nimelt sellele suurele kapitalile. Nojah, eks ta niimoodi on, et su jutt on nagu täiesti loogiline nagu. Et raske on nagu vastu vaielda, aga muidugi selge on ka see, et ega tänane seltskond, kes võimul on, seda niimoodi ei käsitle, niimoodi tegema ei hakka. Jah, ja ütleme, ühistulist poolt ka ei soosita, et tegelikult kui eelmise vabariigi juurde tagasi minna, siis tagantjärgi loomulikult vanemate inimeste mälestustest on ka kuulda olnud, aga kui lugeda, siis seda ühtsustunnet oli kuidagi rohkem ja ka riigi poolt soodustati tegelikult seda, väärtustati rahvuslikku kapitali, väärtustati kohalikku omaalgatust, ka seda ühistulist tegevust ikkagi tegelikult, et praegu on need asjad läinud vales suunas, et aga kas oled sa ka mõelnud või mõtestanud enda jaoks, mis on
sellised olulisemad või märgilisemad pöörded, mida tuleks Eestis, ütleme, esimesena teha, et või peaks riik lausa tegelikult, tulekski riiklikul tasandil võtta siis käsile selle ühistegevuse soodustamine ja propageerimine ka, sest tegelikult me näeme ju, et Eestis väga palju asju suunataksegi propagandaga, oleme ausad, et ega meil on riiklikult Stratcom ja meil on igasugused propagandavõrgustikud, kes tegelevad ka ühiskonna meelsuse kujundamisega, et kui soovitaks ka ühistulist tegevust või ühistegevust propageerida riikliku tasandil, selleks vist leitaks vahendid, et see oleks ju ka mõistlik, et riik peaks ütlema, et ühistud on meie asi. No jah, ega vaata, kui eelmist vabariigist rääkida, Päts oma seadlustega nii-öelda diktaator nagu ta oli selles mõttes, aga no ma ei ütle seda nagu halvas mõttes, aga ta nagu dikteeriski nagu ette, kuidas seda riigielu tuleb korraldada ja vähemalt seda tegi ta küll õigesti, et ta sisuliselt võttis nagu ette Eestist kui ütleme, Eesti kui ühistegevusliku riigi loomise. Et no ma toon siin näiteks konkreetsed näited, et enne natuke rääkisin näiteks sellisest keskühistust nagu Eesti Või-eksport. See oligi riiklikult asutatud, riikliku sunniga nii-öelda asutatud, et te peate koonduma, põllumehed pidid koonduma siis või ekspordi alla, kes soovisid oma piima siis ümber töödelda võiks ja seda eksportida. Ja selle tingiski näiteks see, et põhimõtteliselt enne seda iga piimatootja oma võid ja piima eksportis kuhu juhtus. Ja noh, selge on see, et kui sina oma paari lehmaga või paari 10 või isegi paari 100 lehmaga oled, siis sul on väiksem kauplemisjõud kui ütleme see, kui terve riik ühiselt ekspordiks. Ja lisaks ka kvaliteedi küsimus, et kvaliteet oli küllalt küplik, kellelgi oli parem, kellelgi oli halvem. See jättis Eestis ka väga halva mulje, kui halba piima või halba võid eksporditakse. Nii et 2 kärbest 1 hoobiga, et põhimõtteliselt ühine tootmine, sellega kvaliteedimured lahendati ära. Eesti või oli Taani või järel muide enne teist maailmasõda kvaliteedilt peeti nagu kõige paremaks Euroopas. Ja hind ka, et noh, kui ikkagi kogu riigi põllumehed tervikuna lähevad ja müüvad oma hea kvaliteediga toodet, siis on võimalik kogustes kokku leppida, on võimalik hinnas kokku leppida ja on võimalik ikkagi korralikult kasumit teenida, eksporttulu põllumeestele ja loomulikult eks siis riik võttis oma maksud ka sealt vahelt ja ütleme, kõik elasid hästi. Noh, teine näide oli tegelikult mul üks väliseestlane kunagi käis külas Torontost ja pani laua peale siis sellised piirituse tehase püstipanemise õpetused. Ja kui ma lugema hakkasin, siis need raamatud olid välja antud põhimõtteliselt üle Eesti siis piiritusühistute poolt, kartuliühistute poolt, mis tootsid piiritust ja juures olid ka õpetused, ütleme, noh, kuidas seda tööstust püsti panna, et kes tahab piiritusühistut teha oma kuskil vallas, saab seda teha, et põllumehed koonduda. Ja asja mõte oli nagu tegelikult toona see, et mitte ainult joomiseks, vaid tegelikult riiklik plaan oli panna käima nagu põllutöötehnika näiteks siis piirituse peale. Ja noh, see ei ole utoopia, sest näiteks kui ma käisin Brasiilias, siis Brasiilias igal autoomanikul on sisuliselt valida, et kas ta sõidab etanooliga, mis on toodetud omamaisest toormest või sõidab siis diisliga. Ja minu arvates Eesti puhul nagu täiesti selline asi, mida peaks riiklikult nagu vaatama, et kui me diislit või bensiini sisse ostame, siis me ju saadame kapitali riigist välja, aga kui me suudaksime panna, noh, ma ei ütle, et me kõik autod suudame tööle panna või midagi taolist, aga kui me suudaksime kas või ütleme oma põllutöötehnika või mingi ehitustehnika panna tööle, noh, diisli peal, või ütleme siis mitte diisli peal, vaid etanooli peal, noh, see oleks nagu mingisugune edasiminek, noh, rääkimata sellest, et kui vabariigi ajal, no see küll võib-olla läheb ühistute teemast mööda, aga Eesti põlevkivist toodeti ka ju bensiini ja diislit ja kõike saab teha, kui on tahtmist ja noh, ma usun, et tehnoloogia taha ka see ei jää, sellepärast et teadustehnika areneb ju edasi, meil ülikoolides õpetatakse, mitte ainult siin, vaid üle Euroopa saab ju tuua sisse tõesti eksperte, kes ei ole eksperdid paberil, vaid ikkagi ka reaalsete tegudega ja asjad käima panna, kui on tahtmist. No just seda ja seda süsteemset lähenemist ikkagi eelmise vabariigi ajal oli näha, nagu sa kirjeldasid ka ise, et ikkagi
oligi, propageeriti, õpetati, juhendati, kuidas ühistegevust arendada ja see oli nagu soositud, et praegu on selles mõttes jah, natuke nukram seis, et kui Eestit vaatame, siis võib-olla põllumeestel on kõige tugevamad ühistud vist, kui nii mõelda praegu, et mis sektoris siis jah, Kevili põllumajandusühistu. et seal veel on nagu sellist, aga need on ka hästi suured ühistud ja neid on Eestis ongi üks tegelikult. Võib-olla teine on siis jah, E-piim, eks ole. Nii et nagu ma olen, ütleme, Kevili ühistuga tutvunud, siis tõesti, nemad on samamoodi ikkagi rahad kokku pannud, neil minu arust peaks olema Rakvere lähedal oma viljaelevaator, on siis Rõngus viljaelevaator, võib-olla on kuskil veel. Ja vaata, kui sa alguses küsisid, et suletud klubi, see Kevili on nagu tõesti suletud klubi, et siis sa pead ikka hea põllumees olema, et sinna nagu liikmeks saada. See on nagu latt kõrge, mis iseenesest võib-olla mõnes mõttes ei, see on hea teisest küljest, jah. Aga neid võiks rohkem olla erinevates piirkondades, aga kui vaadata nagu Eestist kaugemale väljapoole, sa äkki oled kursis, et kuidas võib-olla, kui räägime sellest samast ühistulistest finantsteenustest, aga ka laiemalt ühistulisest tegevusest, et kuidas kas või meie lähinaabrite juures või Euroopas need asjad on? Noh, Leedus on näiteks kuskil 10% pangandusest ühistuline. Ja seal pakuvad ühistud ka kõiki traditsioonilisi pangateenuseid alates kaardist kuni internetipangani ja kõike. Jah, täpselt. No Soomes on 33%. No seal on vana süsteem, seal ju Nõukogude okupatsiooni vahel ei olnud, et seal on sisuliselt analoogne süsteem, nagu meil oleks olnud, kui Nõukogude okupatsiooni poleks olnud. Et ikkagi piirkondlikud sellised, noh, nad nimetavad ühistupankadeks, aga meie mõistes on nad siiski hoiulaenuühistud. Ja nad on koondunud siis sellisesse ühisesse keskühistusse, nagu Osuspanki nimetatakse või ütleme, Okopank. Ja siis on vist teine niisugune väiksem süsteem on ka kõrval. See on niisugune ametiühingute ühispank. No natuke vasakpoolsema maailmavaatega või niimoodi. Soomes kuidagi on niimoodi, et ühistutel on ka, ütleme, niisugune poliitiline suunitlus juures, et mõned on nagu parempoolsed ühistud, teised vasakpoolsed. Noh, see on nagu Soome eripära. Saksamaal sisuliselt kolmandik pangandusest on ühistuline. Noh, Ameerika Ühendriikides kolmandik rahvastikust kuulub mõne hoiulaenuühistu liikmeskonda. Nii et noh, tegelikult ikkagi meie naabrid ja liitlased, ütleme, on tegelikult väga ühistute usku. No ja kui rääkisime, et Euroopas ja mujal ja ka Leedus näiteks kas või juba lähinaabrite juures on see ühistuline pangandus ja ühistuline finantstegevus jõudnud nii kaugel, et neil on tegelikult seal nii-öelda netipanga võimalus, pangakaartide võimalus, et Eestis kas ja kui palju tegelikult selliseid võimalusi on üldse? No Eestis põhimõtteliselt Tartu hoiulaenuühistul ja Maaelu Edendamise hoiulaenuühistul on oma, ütleme siis, arvelduste võimalus ka. Et saad teha maksekonto, noh, saab IBAN makse, ütleme siis selle kontonumbri, nii nagu pankades on, ja siis saad igapäevast arveldusi teha, et saad maksed vastu võtta, palka pensioni lasta peale kanda, kommunaalmakseid teha, ettevõtted saavad arveldada, lasta arveid endale maksta ja siis ise arveid maksta. No nii nagu tavalises pangas ja põhimõtteliselt nüüd siis paar päeva on olnud ka juba Tartu hoiulaenuühistul oma maksekaart. Et saab maksta poodides, nii Eestis kui üle maailma tegelikult. See on PISA-kaart, rahvusvaheline kaart. Saab internetis maksta, on virtuaalkaardina saadaval, saab sularahaautomaatidest nii Eestis kui välismaal välja võtta. Sularaha sisse maksta ei saa automaatides, sest pangad ristkasutust sularaha sissemaksel ei võimalda, aga on võimalik siis Tartu hoiulaenuühistu kontorites raha ka peale maksta. Nii et noh, kõik toimib nii nagu ta peab toimima, nagu pankade puhulgi. Et see on suur samm edasi tegelikult, jah, et võib-olla paljude jaoks ka see ühistuline finantstegevus ongi jäänud natuke võõraks, seepärast et ikkagi mugavus, et sul on see pangakaart rahakotis ja võib-olla see on ka olnud üks põhjus, miks Eestis ka see ühistuline pangandus on liikunud natuke rahulikumalt, et see on suur samm edasi, et teil nüüd see võimalus on. Kas ja kaartide väljastamine käib ka niimoodi, et tuleb liikmeks astuda, sa võid näiteks, inimene saabki siis, et laseb oma palga kanda hoiulaenuühistus olevale kontole, kui ta on ühistu liige, ta on selle konto avanud seal ja saabki siis täiesti nagu tavalises kommertspangas oma pangakaardiga käia, toimetused, maksta arved, kõik toimibki niimoodi. Kõik toimibki niimoodi, jah. Nii et noh, miks ta niimoodi rahulikult on arenenud, eks kõik on väga suurte bürokraatlike piirangutega nagu seotud ja et kui bürokraatlikud piirangud on lahendatud, siis on tehnilised piirangud ja niimoodi ta nagu on. Aga
näed, oleme suutnud 4000 liikmega toimetada ja tegelikult suur tööpõld on ju ees, ütleme, kui vaatame siin 1,3 miljonit eestimaalast, et tegelikult kõik nad võiksid olla ju ühistegevusse kaasatud, et see oleks nagu täiesti normaalne. Absoluutselt jah, ja kui meie nüüd kuulajad-vaatajad ka mõtlevad, et tahaks tegelikult nagu olla ikkagi selle rahvusliku raharingluse osa, et kas Tartu Hoiu-laenuühistu liikmeks saab astuda, tuleb kodulehel avaldus täita või kuidas see protsess käib? No põhimõtteliselt saab kontorisse koha peale tulla, saab kodulehekülje peal täita, noh, seal on jällegi isikutuvastuse reeglid on, et kui üle 15 000 tahta nagu arveldada või teha, hoiustada või laenu võtta, et siis ikkagi on vaja koha peal ka korra nägu ära näidata. Et see lihtsalt on, rahapesureeglid on nagu sellised. Et aga muidu edaspidi, kui on nägu korra ära näidatud, avaldus kirjutatud, et siis saab edaspidi teha kõik nagu interneti teel. Ja kas on teil mingeid plaane veel, millest võiks praegu rääkida või vaatame pigem veel laiemalt korra selle, ütleme, ühistulise tegevuse tuleviku peale, et kuidas, kui me Leedu puhul näeme, et see turuosa oli seal 10% finantsvaldkonnas, et kuidas Eestis palju see protsent on? Noh, Eestis on, ütleme, ma arvan, 0,5% pangandusturust. Kahetsusväärselt vähe tegelikult. Kahetsusväärselt vähe, jah. Ja noh, see, et teil nüüd pangakaart on, et on võimalik omal seal isikliku kontoga opereerida, makseid teha kõik, et ma loodan ka, et see annab paljudele inimestele seda indu juurde, et liitudagi hoiu-laenuühistutega ja tulla ka teie juurde, et tegelikult teil on ka see Eesti vekslite projekt. Eesti vekslite projekt on ka, et need on nagu kullaga tagatud, et põhimõtteliselt sisuliselt võiks ju öelda, et Eesti oma maksevahend, aga noh, ta ei ole nüüd nii laialt praegu kasutusel, et aga ta on Tartu Hoiu-laenuühistu liikmete vahel, et siis meil on, ütleme, kuskil 100 ettevõtjat, kes on Tartu Hoiu-laenuühistu liikmed, kelle juures saab maksta. No näiteks seal elektritakso, taluturusüsteem, taluturud on nii Tallinnas kui Tartus ja no mitmeid väikseid ettevõtteid üle Eesti. Nii et noh, see valdkond oleks ka, mida tuleks nagu käima lükata, et ma ütlen, et ka kõik head ideed on nagu tere tulnud ja et uued liikmed, et me ei oota uusi liikmeid ainult mitte sellepärast, et noh, tooge raha, tooge hoiuseid või võtke laene või tulge arveldama, vaid inimesed on oodatud ka nagu noh, mingisuguseid valdkondasid eest vedama, sellepärast et noh, kas või vekslid, et see valdkond vajab nagu väljaarendamist, et ta on olemas, ta on mingisuguses seisus praegu, aga seda tuleks edasi viia. Ja noh, meil on ju teisigi projekte, kus me oleme nagu liikmeid kaasanud ja kus nagu seda ühistegevust teinud ja mida saaks edasi arendada, et üks, mida ma mainisin, ongi see energiaprojekt, kus siis 1000 Tartu Hoiu-laenuühistu liikmed panid raha kokku, 17 miljonit suurusjärgus ja siis 5 aasta jooksul panimegi püsti riiklikule vastuseisust hoolimata, siis 5 tuulikut, pidasime seal kohtuvaidlused läbi ja ikkagi saime püsti, saime taastuvenergia toetused ka taha ja nüüd töötavad ja toodavad ja ongi sellel 1000 liikmele nagu nii-öelda pensionisambaks. Et noh, kui kunagi ära amortiseeruvad, siis ütleme, on ka nad piisavalt palju raha genereerinud, et mingisugune uus energiaallikas püsti panna, et on nad siis ütleme 20 aasta pärast tuulikud või mingisugune muu, kas või minu pärast ühistuline tuumajaam või gaasijaam või koostootmisjaam, mis iganes, et noh, me ei tea, mis tehnoloogiad nagu on. Samamoodi oleme Eesti ühistu metsa teinud, kus siis liikmed on nagu panustanud sihtotstarbelise hoiusesse ja oleme püsti pannud sisuliselt ühistule kuuluva halupuude tööstuse ja metsade kokkuostmist teeme ka, et see on Eesti ühistu mets siis, mis Tartu Hoiu-laenuühistu 100% tütarettevõte on. Noh, sellel ma näen nagu tulevikku, sellepärast, et metsasid kokku osta on veel küll ja küll. Et noh. Ja muidu teevad seda Rootsi pensionifondid ja muud pangad, et parem las meie oma kohalik kapital arendab ja majandab ja kõik on ise omanikud. No täpselt niimoodi on. No siis ühistul on nagu, ütleme, elumajade ja ärikinnisvara arendamise üksus, Eesti ühistu majad, jällegi 100% omand, mis ühistule kuulub. Ja vaat siin on inimesed oodatud ka nagu kaasa mõtlema, et milliseid ühistulisi projekte või suuri ühiseid projekte saaksime nagu veel teha. Et noh, praegu on, ütleme, kuum teema on energiasalvestuse teema, mis iseenesest, noh, ma ütlen, kodanikuna nagu on niisugune riiklik äritsemise erivorm, mida ei peaks olema. Aga samas, kuna ta olemas nagu on niimoodi, et ütleme see energiapörs, lisaks veel võimsuste börs, kus on nagu ulmelised hinnad teinekord. Et noh, siin on nagu ka koht, kus praegu nagu rahad kokku panna ja ütleme ka Eesti rahvale midagi sellest võita. Sellepärast, et muidu, noh, kes seda teeb, eks teevad ikka need samad võõrinvestorid,
seesama Eesti Energia, mis on nagu põhjatu auk, et kasutast Eesti rahvale nagu ei ole, aga lüpsab kõvasti. Jah, et väga erinevad valdkonnad nagu kuuleme, mida saab tegelikult selja kokku pannes ühiselt arendada ja teha, et kui mõelda, mis see Eesti asi võiks olla, siis minu meelest see üks Eesti asi võikski olla seesama ühistuline tegevus. Sisuliselt peaaegu kõikides majandusvaldkondades on see võimalik ja meie siin asukohas me peaksime eriti muretsema sellepärast, et see kapital, mis riigis ringleb, et see ei voolaks siit välja, et praegusel juhul me olemegi ju tegelikult sattunud siia majanduskriisi ka suuresti just läbi selle, et meil on tegelikult nii elektrihindade kaudu voolanud see kapital mingis mõttes mööda kaableid teisele poole Soome lahte ja on ka Eesti Energias kaudu riigile läinud. Nüüd läbi nende intressitõusude Euribori kaudu on läinud suurpankade kasumiteks väga märkimisväärne osa meie sellest raharingluses siin riigis ja see tegelikult on ka tekitanud selle tänases nii-öelda majanduse külmumise või seisaku, et suur hulk ringluses olnud kapitali on tegelikult nii-öelda kuskile ära akumuleerunud või võetud kasumitena välja ja viidud Eestist välja. No vaata, nii on ja tegelikult, kui me siin räägime riiklikust ideest, siis mina võtan kodanikuna seda asja niimoodi, et 30 aastat oleme seda riiki pidanud ja ütleme valitsusringkonnad ütlevad seda, et see on arenenud riik. Aga arenenud riigi tunnus peaks olema see, et maksukoormus tuleb ju alla, sellepärast, et me oleme riiki ehitanud, me oleme mingis osas teda ju valmis ehitanud, välja arendanud, siis peaks kulud ära lõppema nagu, et teeme siis lõplikult mingid asjad ära, aga ikkagi on nagu suured augud, et kuhugile voolab see raha välja. Aga võib-olla võttagi näiteks kas või see ühistuline energia tootmine, mida ma rääkisin Tartu Hoiu-Laenu ühistu näol, et need on nagu 5 tuulikut, 5 sihukest energiatootmisüksust. See on mingisugune väga väike hulk, kui me vaatame tervet riigi energiatarvidust. Aga võtta ka teised energiatootmisvaldkonnad, minu pärast põlevkivi, päike, gaas, mis iganes, et tegelikult kui riiklikult võtta ette, arendada välja elektri tootmine selline, et Eestil oleks võimalik ka seda elektrit, eksportida oma naabritele ja teenida omaniku tulu, siis oleks ju küsimus nagu selles, et me ei peakski seda riigi karvast maksu kätt panema inimeste taskusse, vaid võiksime näiteks teed, kas või need 4-realised maanteed, mida on vaja välja arendada, valmis teha omaniku tulust, mis meie riiki sisse voolab. Et kuidagi nii peaks hakkama mõtlema. Ja, et meil kuidagi 90-ndatel tundub, et võib-olla ka mingite välisnõustajate mõjul hästi kultiveeriti see seisukoht, et riik peab kõik erastama, kõik tuleb ära anda, kõik tuleb maha müüa ja eelkõige just, et välisinvestorid on väga oodatud, et kuidagi kultiveeriti seda suhtumist, mis tolle põlvkonna võib-olla inimeste ettevõtjad seas siiamaani domineerib, et tegelikult see ei ole kindlasti mitte ainuõige lahendus, nagu sa rääkisid, pigem vastupidi tuleks mõelda, et mida me riigina ja ka ühistulises vormis saame ise siin kohapeal hallata ja vastupidi välja eksportida, mitte et me müüme oma ettevõtted maha, anname turuosad ära ja siis pärast tuuakse meile tikud sisse Rootsist ja mingisugused muud tooted Soomest, et vastupidi, et selles mõttes on kahju, et jah, tegelikult see riigi ehitamine on käinud kuidagi niimoodi, et seda vundamenti on maru hõredalt tehtud, kui nüüd nii vaadata. Et jah, tuleb hakata maakive rohkem panema sinna vundamenti ja seguga kinni. Jah, nii et ühistuline tegevus on kindlasti Eesti asi, seda Eesti asja me siin saates otsime ja oli väga tore vestelda, Andro Roos, et ma usun, et paljud meie kuulajad-vaatajad said ka uut infot ja ka Tartu Hoiu-Laenu ühistu tegemistest rohkem teada. Aitäh kutsumast. Aitäh tulemast.